Jõuraavas. Homme ootab ees meid sõit, kelle vähegi meeldivad ATV sõidud, tõsi küll ainult peaks tulema põnevaid kaadreid. Nii oleme siis väike ATV juures, et valmistame homseks ette, kuna peale viimast sõitu on jääs ja lumine, tuleb veits üles sulatada. Noh, te kuulete ka, puur käib mul seal taga. Et kohe riputame ta ülesse, võtame selle kaadrisse ja siis paneme sulama. Ma loodan, et sulab ilusti lahti homseks. A few minutes later. Ma kaeme, kuidas ta seal üles sulas nüüd. Ma arvan, et esirattad peaksid juba lahti olema ilusti. Kui juukseid vaja lõigata daamidel. Ja mis ma näen? Ja ongi täiesti üles sulanud. Peale tagarattaste ja arvatavasti tagant ka on jääs kõik. Ja kõik on jääs. Okei, laseme ATV maha ja keerame teistpidi. Ja seni kuni meil tagumik sulab, ärme unusta esireppe kinni keerata. Muidu kukuvad alt ära. No nii, sulatasime ülesse. Me oleme homseks valmis. Miks me? Homme tuleb operaator kaasa, kes hakkab filmima ja vajadusele ka rintsiga tööd tegema. Kohvrisse sai mõned lisaasjad pandud. Läheme magama ära, et hommikul siis värskelt üles ärgata ja tegutsema hakata. Meil tuleb üks sõit teha veel kogunemiskohta. See on siuke tund-poolteist sõita. Kuna Eesti on väike meil, siis on hea lihtne käia igal pool. Aga kohtame siis hommikul ja tööd. Hommikut rahvas, ATV on käru peal, kohe puhastame auto lumest ja hakkame liikuma. Aga meil oli täna üks üllatus ukse taga, et meil üks toetaja jätsime paki, kus on müts, pusa ja siis termos ootab kodus oma tee aega. Aga räägime toetajast, ma panen mütsi vähe nende oma ja siis ma räägin natuke teile sellest. Tegu siis Bestmarki suurköögid AS, kes tegeleb Eestis üle 25 aasta. Nimi ütleb siis köögi suurseadmetega, profiseadmetega, müüb, paigaldab, hooldab, koolitab. Et kui midagi tarvis on, siis külastage nende kodulehte. Jätan ka lingi siia alla. Neil tuli ka see aasta välja e-pood. Ma arvan, et leiate midagi huvitavat. Aga meie hakkame edasi liikuma. Sõitsime kodult välja. Kaasas on meil operaator. Kes siis hakkab meil opereerima kõike. Aga varsti näeme koha peal juba. No nii, jõudsime koha peale. Juba rivi vaikselt kasvab. Sõitjad järjest kogunevad. Et vaata, varsti läheb andmiseks. 2 inimest. Kes ees see mees? Ei, ma ei ütle seda. Mul on vaja 2 inimest siia. 2 esimest, kes tulevad siia. No mine. Mine sina. Mine. Sina. Mine. Oled vabatahtlik. Sina. Ei, ma ütle veel seda. Kuhu selgub see? Mis ta teeb? Ma ei tea, mine vaata. Siia ette. No mine. Tule. Mine. Nii, okei. Selle mõte on tegelikult see, et meil üks, kes tavaliselt grupis on ka üks sõitja, Allan Taat. Tema maksis meile siis osalastasu 10 eurot 2 inimesest. See oli ainuke sel tingimusel see, et 2 inimest, kes tulevad siia, saavad täna oma osalastasu tagasi. Okei.
tänane siis selle sõidu siis rajameister korraldaja meil Harald. Tema siis ajas seda asja, aplaus talle. Vaatame õhtul, kui õnnelikult olete. Ja siis sõidust siis nii palju, et sõidame siis, kes tehab siis ütleme klassikalist maalaste rada siis ütleme selle kohta. Alustame siis Võhma selle rabaga, igal pool me täna ei lähe, et sinna nii-öelda see, mis meil põhis uppumiskoht on ja kes teab, on ju, et sinna me täna ei lähe, et sealt sinna ei läinud, on ju. Et me lähme natuke teistpidi mööda metsa teid asju. Suusatame ja vaatame, et kindlasti jälgige see, mis teil toimub täna taga. Et lumi on paks. Ja, et jääb selja taga keegi kinni või sikutada. Jah, et sikutada asja, et aitame, et ongi, et kuna tegemist jälle ühissõiduga, et võtame siis nii-öelda vabariigi aastapäeval puhul siis nii-öelda kõik vabalt ja siis rõõmsalt kõiki asju. Siis kui me oleme selle Võhma siis selle piirkonna ületanud, me läheme siis sõidame siis kõigepealt Võhma piirkonna läbi, siis me tuleme Võhmasse tagasi tiiruga, lähme üle raudtee ja raudtee pealt läheme siis teiselt poole siis nii-öelda Võhmat ehk Maalasti poole. Seal meid ootab siis Lõkkeplats. Enne Lõkkeplatsi jõudmist on meil üks väike puuhunik, kes igaüks võtab siis seal puunoti kaasa ja lähme Lõkkeplatsile. Me lihtsalt ei viitsinud ja jalased tassida selle puid sinna, et Lõkkeplatsi juurde. Lõkkeplatsi juures on siis väike istumine, tunneme vabalt seal, grillime, kes on vorstid, asjad kaasas, teeme lõket seal. Kui kõht on täis, lähme suundume edasi Maalasti poole, Maalastisse metsade vahele sinna sõitma. Ja sõit lõpeb siis, kui lõpeb, kelle masinaga midagi juhtub. Näitame kodude kätte või sikutab keegi ära või vahet pole, kuidas ikka saab. Et kuidas ikka saame. Et igal poolt on meil võimalik kuskile kas või teie äärde ära tuua, jätate masina sinna pärast toome ära, et kuidagi ikka kätte saame. Kui keegi tunneb, et tahab koju minna, ei taha edasi sõita, aga teised jätkavad, siis palun öelge ka kellegi, mitte ärge lihtsalt minge sõitke minema. Kindlasti öelge jah, et kuulge, ma ei viitsi, ma ei taha, mulle ei meeldi, ma koju on asi juurde minema, mida iganes. Öelge enne, kui läheb, et keegi teaks kindlasti. Kindlasti öelge jah, et
Noh, tuli siia. Meil on siis kraab seal, ikka korralik kraab. Mitte keegi üles läheb, vahet ei ole, mis asi on. Panen kas 2 tonni sinna. Vend läheb kuradi. Oh, mis sul väike kraab on? Hops! Üle nippi. Küll, ma tulen rahulikult sõiduma, ma ikka uputan ära. Ükskord käisin rabas, kuskil käisime pundiga. 3 korda tõmbasin ühe kraabi peal üle reis. No perse kiivrist tuli silta välja, nii kõrini oli reis. Ma teeks, mis see juhtus, aga see ei ole Polaris. See ei ole Polaris. No seda pinguti teemat ei tea kunagi, mul läks lihtsalt puhtalt gaasist välja ajamisel. Puruks või? Siin ka praegu mul läks puruks endal pinguti niimoodi. Puhtalt gaasist välja ajamisel ainult. Tükk aega töötas koha peal, mitte mingit probleemi ei olnud. Ajasin välja ära korraks, vajutasin lihtsalt ja plakk. Ikka rotas ülisti. Tee jäägriga. Rada on pikk, Teet ei ole. Lavasti propageeri ja see ei ole. Hüppa taha. Vahetame jälje ära. Fall down.
Kaks tuleb või? Sulge ära. Vahet ei ole, lase gaas sisse. Ma on gaas äksi. Terve palun siis. Kohe näed. Liiga vähe. Liiga vähe, jah. Ei saa aru, palju on. Tagasi maha lasi. Vaatame sul käega aru teema. Täpselt sama teema. Korraks lõi peale. Korraks lõi peale. Ikka tahab, ega sa peale lased, ta tõmbab kokku ennast. Pumbat on niikuinii vaja. Pumpa on meil. Käsipumpa isegi ei ole. Kelge autol mingi pumpa ei ole või? Jumal jätkudub vergi. Aga praegu tulime siis ju 500-sel ju lenks ei keera ju puude vahelt sealt tulla. Lenks ei keera ja siis ma olin ees pakiraami peal raskuseks, et lenks keeraks. Me tõstsime tagant taate, et saaks liikuda.
nii, oleme sõidust tagasi. Sõit kestis päris pikalt. Oli põnev, kõik oli läbitav, kõik oli hea tore. Oli ka accidente, nagu te videos nägite. Ühte asja, mida ma ei jõudnud üles filmida, kuna mul said kõik akud tühjaks, mis kaameraga kaasas olid. Kadus ära mul see plastik siit. Õigemini ma sõitsin ta puru siit vahelt, esiratta ja raami vahelt. Tuli 8 sentimeetrine puuroigas siit välja. Jumal tänatud, jättis mul kõik vedelikud alles. Ei lõhkud midagi ära. Et, see on plastmass, on kulu selle. Tellime uue, vahetame ära. Paneme külge, pole mingit probleemi. Et soojalt soovitan nendega sõitma minna. Väga äge seltskond, väga ägedad inimesed. See on väga äge respekt, mis nad seda korraldavad. Et ATV matkasellid klubi, siuke koht on. Panen siia alla nende Facebooki lingi ka. Et kindlalt lähen tagasi, kindlalt. Ja soovitan ka teistele, kellel vähegi ATV-d on ja on lusti sõita, on üliäge. Aga teiega ma lõpetan täna ja kohtume järgmine kord. Tšau, pakaa!